Me elame eestlaste maal. Meie isiisad tulid siia tuhandeid aastaid tagasi. Sel kaugel ajal veel ilma nimeta mere paesele kaldale, soode ja metsade keskele. Nad jäid siia. Esimesed arheoloogilised tõendatud faktid meie põlluharijate küladest pärinevad 11 000 aastat tagasi. Ajast, mil mandrijää oli äsja taganenud ja kusagil uitasid ringi veel mammutid. Meie rahva ajalugu, see voogab nagu iidne jõgi, mis saab alguse vaevu märgatavast ojakesest kusagil metsapadrikus. Koondab oma voolu teisi sarnaseid niresi, kogub jõudu ja hoogu ning aina kasvab ja rajab endale teed suure eesmärgi poole. Sellel teel on pikki sirgeid, kus vetevool on rahulik ja silmale vaevalt märgatav. Seal on äkilisi kärestikke, kus tuleb murda teed läbi vaenulike kivikuhjatiste ja rägastike ning paratamatutest takistustest tingitud suuri pöördeid, mis valitud otseteed aegade jagu pikendavad. Aga siht, see on alati üks, jõuda mereni. Kui lasta korraks mõttes ajaradadele, siis meenub ehk kooliõpikutest muistne vabadusaeg ja selle verine lõpp 13. sajandil. 700 aastat orjapõlve, Jüriö ülestõus kui üksik välgusähvatus keset pimeduse ängi. Kuldne Rootsi aeg, mis oma nimetuse kuldne, on saanud ainult tänu võrdlusele 200-aastase virelemisega Vene keisririigi ahelates. Kõigele lisaks reeglipäraselt korduvad tapatalgud, millest tuntumad ehk Liivisõda ja Põhjasõda, ja neid alati saatmas näljahädad ja katk. On vähe usutav, et maarahvas, aga just nii me ennast sellel ajal kutsusime, sel ajal oma riigist unistada oleks osanud. Tähtis oli ellu jääda, elu edasi kanda, et vereliin ei katkeks. Mälestus muistsest vabadusajast võis ehk elada mõnes rahva pärimuses, aga tõenäoliselt loodi see müüt 19. sajandil, mil pärisorjusest vabanemine ja sellele järgnenud rahvuslik ärkamine andsid tõuke rahvuse kujunemiseks ja oma riikluse idee sünniks. Alles siis hakkasime ennast teadvustama eestlastena, rahvusena, kellel on kõrgemalt poolt antud õigus iseolemisele ja selle seaduslikule vormile, oma riigile. See riik on meil nüüd käes. Paari päeva pärast tähistame oma riigi 102 sünnipäeva. Mitte aga iseolemise 102 aastat, kuna poole oma olemasoluajast säilis juriidiline Eesti Vabariik ainult tänu nendele pühendunud rahvapoegadele, kes maapaost selle eest hea seisid. Olemuslikult, aga tänu sellele osale rahvast, kes pool sajandit väldanud Nõukogude okupatsiooni ja venestamise tingimused siin Isamaa pinnal üle elasid. Ühine, mis mõlemat rahvakildu ühendas, oli lootus. Seesama lootus, mis elas nii orjaaja suitsutaredes ja pimedates vurtsikutes näljaga võitlevat maarahva, siit karjakaupa sõdadesse ja tapelustesse veetud noorte meeste, kui ka võõrvõimude poolt mööda maailma laiali paisatud õnnetute rahvuskaaslaste hingedes. Lootus, et ükskord algab aega. Et nendel, kes tuleb peale meid, saab ehk olema parem. Maailmas on palju rahvaid, kelle vaatamata sarnastele unistustele puudub oma riik. Nendest mõnede, näiteks katalaanide ja kurdide arvukus ületab meid 10 kordades. Ja ometi pole see neil õnnestunud. Just nimelt ei ole õnnestunud, sest lisaks suurtele härrasrahvastele, kes nende iseseisvuspüüdu teoks teha ei lase, on neil vajaka jäänud ka õnnest. Õnnest, mille karikast meile eelmisel sajandil 2 korral rüübata anti. Sest see, et meil eestlastel oma vaba riik on, tundub ajaloo kontekstis pigem ime, kui selle ilma asjade ootuspärane areng. Lennart Meri, meie president suurte tähtedega, on nimetanud seda peavõiduks, mille Eesti on ajalool loteriil võitnud.
Me elame oma väikses imelises riigis, naudime hüvesid, mis on kättesaadavad vähemale kui 1/10 maakera elanikkonnast. Seda materiaalsest heaolust rääkides ja rahasse arvestatuna. Peale selle on meil veel piiramatult puhast vett, mida võime otse kraanist juua. Värsket õhku, mille hingamiseks pole vaja näomaski ja tänase seisuga veel küllaldaselt metsi, soid, rabasid, mis enamuses vanast Euroopast kadunud on. Meie maal jagub veel ruumi, et olla üksi, kui selleks vajadust on. Täiesti tavalised ja endast mõistetavad asjad, mille väärtus jõuab meie teadvusesse tavaliselt alles siis, kuid neid meilt mingil moel ära võtma hakatakse. Ja nii on ka riigiga. Võtame igapäevase normaalsusena seda, et Eesti on täieõiguslik Euroopa Liidu ja NATO liige, et meie idapiir on kaitstud, et sinimustvalge lehvib võrdsena teiste rahvaste lippude kõrval. Et kasutame oma sisseostude eest tasumiseks eurosid ja kui meil rohkem üle juhtub jääma, võime osta pileti ja lennata või reisida, kuhu iganes hing igatseb. See loetule läheks pikaks ja igaüks võib siia midagi lisada. Aga tegelikult me saame täpselt seda, mida me väärime. Mina olen õnnelik, et ma saan elada Eesti Vabariigis. Ja kui keegi viskab õhku selle vana slogani, et kas me sellist Eestit siis tahtsimegi, siis minu vastus on ei tahtnud. Sest me ei osanudki seda tahta. Me oleme saanud palju rohkem, kui me tahta oskasime. Ja oleks tore, kui me oskaks seda ka hoida. Ma tänan teid ja ilusat saabuvat Eesti Vabariigi aastaga.